kohe algamas 13. vooru kohtumine Premium-liigas. Ja ei ole tegelikult suuri üllatusi siingi, kui Joonas Jaanovits, tänane väljaku kohtunik, andnud avapile ja Infonet üritab mehi ära jagada, Vensalu keerutab tagumise posti suunas, sealt tuleb pall värava alla ja sealt tuleb pall väravasse ja pärnakad asuvad 1-0 juhtima seda kohtumist. Igonen võtab välja esimene kord, kui Pärnu käib vastase värava all ja sealt kohe tuleb. 7 väravat korralik number siiski. Tagumisse posti tuleb tsenderdus, nüüd Avilov lükkab selle edasi värava ette ja sealt on 1-1. Andrei Kalimullin, vanameister ja kapten täna ka, lööb siit Infonetile viigi värava, 5-6 minutit läks mööda ja Infonet Nesterov seda annab ja kaitsjad muravad endale ruumi ja sealt tuleb 2-1. Ja sealt tuleb nii kergelt 2-1 ning vaadatakse nüüd teineteisele otsa, oli see nüüd Avilov või oli see Haarin, kes sealt pani, aga vahet pole Infoneti. See nõuaks ikkagi nüüd mingit teatavat ründetööd enda poolt ka, siit nüüd jälle eksimus ja Haarin saab minna 1-1 ja saab lüüa ja lööb 3-1. Ja lööb Haarin 3-1 ja kui pärnakad niimoodi eksivad, mis nüüd on siis 4 minuti jooksul umbes on 3 väravat lastud endale lüüa. Siin nüüd tsenderdus peatatakse, Nesterov nüüd teise palli saab uuesti lasta tagumisse posti ja sealt tuleb ja nüüd Prosa lahendab ära ning 4-1 Albert Prosalt. Ja võtab nüüd naeratuse näole ka natukene, Vosko Boinikov on siis mees, kes endiselt vasakult äärelt tõusnud Haarinilt pall värava alla ja sealt veel Nesterov ja nüüd tuleb siit 5-1 Kirill Nesterov Nesterovilt pöörde pealt. Ilus terav löök ja lahendatakse ära sealt esimese palli tõrjus ja naeratus näol. Nüüd Vosko Boinikov. Ei tule. Prosa veel keerutab ja lööb 6. Nüüd ikka Vapruse kaitse täiesti omadega laiali, sealt lihtsalt vaadatakse ja joostakse palli ümber ringe ja Albert Prosa paneb antud olukorras ja siit on lähedal 7 ja siit tuleb 7. Ja Kalimullin, tundub, et on jälle see, kes sealt ära lükkab. Kalimullin 2 väravat ühes mängus, seda nüüd ka väga tihti ei näe just. Trev meil ääre peale, Nesterov tuleb mitme mehe vahelt läbi tagumisse posti Prosa ja sealt Prosalt lõpuks nüüd ka kübar kirjas. Albert Prosa ja 8-1. Ja Albert Prosa, Nesterovi korner. Kalimullini suunas ja Vainu nüüd eksib sealt ja joone pealt võetakse ära, aga ära ei võeta ikkagi. Ei saa Rauno Tuht seda palli kätte ja 9 on tõsiasi. Ja Prosa, kas jälle? 4 pärast karikafinaali 3 päeva hiljem. Ja 10. 10-1 ja jälle Albert Prosa. Jälle Albert Prosa ja selle mehe võib tõesti täna seljas ära viia siit staadi ka. No, Vosko Boinikov. Prosa 6. Mida Vosko Boinikov ei tee, selle teeb Prosa ära kõik. Vosko Boinikovil ei ole ka mitte midagi öelda. Tuleb lisaminuteid, ma arvan miskipärast, et pigem ei hakka siin kohtunik seda mängu venitama. Ja ei hakkagi, vilistab lõppenuks selle kohtumise ning 11-1